Täna võtsime siis Koh Samui rolleri. Seekord on siuke natuke veider roller, on väga edasi, ka ei liigu mägedes, on suht raske sellega liikuda. Kusjuures maksime rohkem, kui me Phuketil rollerist maksime. Nüüd on esimene peatus, on siis mingi vaateplatvorm. Tea midagi väga erilist ei ole. No ilus on küll. Lugesime eelnevalt, et Silver Beach pidi ka mingi lahe koht olema, kus ei soovitati tulla. Sõitsime nüüd siia. Hetkel ei saagi aru, see on nagu restoran vist. Nii, ma leidsin siit tee äärest mingi sellise sildi, et siin on Almaniak äpp põhimõtteliselt, et sa saad endale koju tellida mingi, ma ei tea, lapsehoidja või loomahoidja või koristaja ja massaažitegija ja jooga ja küünte mingi asja ja vaksingu ja kõik asjad saad endale koju tellida, võiks Eestis ka olla. Tegelikult ma ei tea, võib-olla Eestis on see olemas. Oleme siin nüüd rolluga ringi kihutanud ja me jõudsime, ma ei tea, kuskile vist peaaegu sisemaale ja üritame mingeid lahedaid kohti veel leida, aga siin pole väga inimesi ka. Hetkel me oleme täitsa mingis džunglisse, võid sinna poole ka näidata. Mõtlesime, et saame siia viewpointi minna, aga see on ainult restorani külastajatele mõeldud. Nii et sinna me ei saa. Jõudsime nüüd mingi waterfalli juurde, mis on täiesti džunglis. Wangsuatong. Ja see mingi mees näitas, et siit peab minema. Minust need on veits hirmsad. Näevad välja need džunglid. Ja rollu ees pidi 20 maksma. Ja auto oli 30. See siis on? Mingi vesi, veetoru on kätte. Äkki see on mingi loom? Ei, see on vesi. Ja. Jõudsime siia Kose juurde. Tee peal nägime madu. Aga ei tea, kui sõbralik ta on. Aga ei, muidu kosk on nagu kosk ikka. Jälle ootasime natuke midagi enamat, aga ajab asja ära küll. Ma ei tea, ärge küsige, aga siin on mingid kleidid. Mingid kleidid on puu külge seotud. Siuke tegelane. No nii, me jõudsime nüüd mingisse kuulsasse jungle baari. Me vaatame, kus see siis. Siin džungliklubis on rets teema see, et sa ei saa niisama minna mingit vaadet nautima. Et sa pead midagi ostma. Ja nii me otsustasimegi praegu. Ma ei tea, ma isegi ei tea, mida ma tahan. Võtan võib-olla õlle, ma arvan. Nii, ime me poleks arvanud, et see õlle võtab. Wow. Ma käin koolis ka vahepeal. Ühesõnaga ma sain teada, et või noh, mul Moodle ei tööta siin Tais. Ja ma sain teada, et nagu ma võtsin vahepeal, et üldse pole mingeid asju teha, et ülihea, et nagu ma ei tea, imelik. Mõtlesin vahepeal äkki mind on välja visatud koolist üldse. Aga nüüd tuli välja, et kuna mul see ei tööta, siis ma lihtsalt ei ole neid asju kätte saanud. Ja mul on mingi... Okay. Ma arvan mingi 3 asja tegemata. Mitte väga palju. Õnneks. Aga ikkagi päris palju. Nüüd peab siis neid ka tegema. Sõitsime rolluga tükk aega mäe otsa. Esialgu tundus, et rollu veereb tagasi, siis meil on suht pann seekord. Ja nüüd vist läheb vihmale ja tormiks. Ja me oleme kuskil kõrge mäe otsas, peame vist kuidagi alla saama.
et tuleb jälle huvitav missioon. Kaka barbecue. Kaka happy fries. Kaka sandwich. Kaka kebab. Tulime just massaažist. Astusime välja, väljas on tormiks läinud. Millised on su üllad meeleolud? Nagu iga õhtu. Korralik. Kõik juhtus nii järsku. Alles oli ju kõik ilus. Nüüd oleme jälle viima käes. Järjest mõlemast läheb. No nii, täna on siis järgmine päev ja me võtsime teiseks päevaks ka endale rollud ja tripime siin saare peal nüüd ringi ja avastame teist pool saart. Ja nüüd Silver leidis mingi heliteraapia tunni, kuhu ta tahab väga minna. Ja nüüd ta läks küsima, kas me oleme üldse õiges kohas, sest et see tundub nagu hotelli foyer. Ah? On või? Me vaatame, kus me helidega ennast Sattusime natukene valesse kohta, aga ei ole hullu. Ma just avastasin, et ma matchin ka selle rolluga. Tulime nüüd mingisse kohalikku poodi ja Silver ostab endale küünekäärid, sellepärast et tal on küüned väga pikad. Aga see on päris huvitav pood, ma ei saa aru, kas see on apteek või see on mingi mänguasja pood või mingi pudi-podi pood. Ühesõnaga näitan, mis siin on. Mänguasjad, mingid kaardimängud, siin mingid kreemid, 100 erinevat. Oh, need on päris huvitavad. Cleansing geelid, igat erinevat. Siin on mingid kohalikud meigiasjad. Igast huvitavat. Said omale käärid, jah? Jube, no vaata neid küüsina. Puu otsa ronida, täiesti kreisi. See peaks natuke hoolitsema enda eest. Mis see on? Vaata. Mingi white ja black. Mis need on? Igast huulevalsameid. Tahad, ma ostan sulle Maci koti või? Selle suve mood. Tulime tankima ja leidsime, et tahad siin snäkke. Snacks? Nice. Very nice. Siis tankime pudelite kassad. Vatkame jälle ringi. Ranno soovitas meil ühte head kohta mäe otsas. Tuleb välja, et see sama tee on juba meil läbi käidud, aga me päris tippu ei läinud, vaid keerisime eile lihtsalt ümber. Nii et me sõitsime jälle mingi tund aega suht samasse kohta. Oleks võinud vaadata, aga noh, mis seal enam ikka. Ühesõnaga, ma ei tea, ilm on kahtlane. Tükk aega sõitsime üles mäge, nüüd jõudsime peaaegu tippu, natuke vist veel minna, aga tee peal on siuke lahe ananassimaja, ma näitan teile ka. Kas keegi elab seal sees? Seal oli silt, et sinna ei tohi minna, ma ei tea. Aga jaa, no täitsa ulme koht. Kaudu näen siin. Ja üles mäge niimoodi. Ma loodan meil mootor otsas, et jännest minust on õhkjahutusega pilli, et see peaks suht lihtsalt üle kuumenema. Aga jah, natuke veel minna. Vaatame, kus see tee välja viib. Hakkab jah, me oleme pilve sees. Pilves põhimõtteliselt. Jõudsime nüüd kohale kõrgele mäe otsa. Ja siin on Zodiaagi märgid ja see on üldse üks väga kuidagi kummaline koht. See oli silt, et tegelikult siia ei tohi tulla. Ja ees oli selline aed ka, aga mingi rolleri vent oli vastu, siis mõtlesime, et äkki tohib ikka tulla. Igatahes täiesti sürkoht, see on nagu mingi maha jäetud tempel. Mingi imelik hääl tuleb sealt. No kuidas on, Patrice? Johe. Sul ei ole vaja seda mütsi. What last price? 300 and give you. 300? See ütlesid 200 ja.
How much? Only 50. I not Let's buy go Masetika. 250. I not buy Masetika. 50. sul ei ole vaja seda Okay, silver. 50 more. 250. Okay, like Okei. Oh! Sina, sa ei osta seda ju, meil on niigi vähe raha. sa kulutad kõik meie raha ära, meil pole mitte millegi eest süüa varsti. Kuule, aga ma ei teaks, mul ongi nii palju. Oh! very big money, eh? Yes. Silver. Isiklikult olen enda mütsi üle väga õnnelik. Patrice mitte. ja siis sa raiskad raha. Ei, ma ei raiska raha. Ma laenan meile raha eest elamusi. Sa raiskad raha. Kuule, mul on neid kosse nüüd vaja. Yeah, we take 2 pad thai with chicken. Then I take... Do you have coconut? Yeah. Oh yes, coconut. I take 1 coconut. One cola. Surprise bean, huh? Yeah. One Coca-Cola and one coconut. Yeah. But when you take pad thai here, then can you put little bit spice? Yeah, Then- spices. Yeah, then we can put spice and then it's No nii, me käisime siis seal kõrgel mäeripus ära ja kokkuvõttes mul on jälle sääsepunn ja jalad on ka külmad, sellepärast et kogu aeg vihma sajab ja ma olin täiesti läbimärk, kui ma sealt tagasi jõudsin. Ja mul tuli just meelde, et ma unustasin oma vihmakeedi ka maha hotelli. No nii, täna on siis järgmine päev ja me võtsime jälle rollu ja sõidame nüüd ringi ja loodame, et vihma ei hakka sadama. On ju, Silver? Ja meil on terve aeg siin tegelikult suht palju nagu mingit torme olnud. Ja kui siin tuleb vihma, siis siin tuleb vihma ikka täiega. Ja see pole nagu Eestiga väga võrreldav, sest siin tuleb konkreetselt pangest lihtsalt. Ja see nagu muutub nii kiiresti, et kord on päike ja 5 minutit hiljem võib olla hull torm ja välku lööb. Ja nüüd me oleme mingi džungli teel ja sõidame elevante vaatama, loodetavasti. Ja need pidid olema siis need elevandid, keda seal ei piinata, vaid kelle seal hoolitsetakse ja mis andmerjaks, ei tea, kelle seal hoolitsetakse. Ja teine koht, kuhu me tahame veel minna, on üks kosk. Me oleme viimaste koskadega suht palju petnud, me olnud mingid väiksed ojad on olnud. Siin on bassein jälle. Et jah, ja siis õhtul on mingi siuke chill koht, kus tahaks maanduda hämaras. Täna on reede ka, nii et party, nagu Patrice ütleb. Night Marketile tahaks ka tegelikult minna. Me pidime sinna juba eile minema, aga siis me mõlemad avastasime täna hommikul, et me ei läinudki sinna. Nii et äkki siis täna jõuame ikkagi minna. Jõudsime läbi käänuliste teede Kose juurde ja no ma ei tea. See on nii väike. Midagi nagu väga erilist ei ole, pigem tundub, et küla kanalisatsioon jookseb siia. Näitan teile ka. Ei ole siin midagi. Lähme edasi. Aga mis koht see on, aga siin on mingi boksiring. See veits saab välja nagu maha jäetud. Aga ma ei tea, kas on kulunud on kõik asjad ja mingi 7. juuli poster on siin seina peal. Ma ei tea. Lisaks boksile on siin kohas veel ka mingi paintballi ala ja ATV safari, mida me oleme siis ka üks päev tegema. Et kummaline koht, ma ei tea, ma üritan kohalikega minna rääkima, äkki see on mingit infi. Normally you need to return, but I give you one. Hello. What is this place? This is ATV safari? ATV, yeah. ATV, Oppo China. Okay. But for today, it's too late. Maybe you can take our brochure and you can see the details. You have the details. If you want to book, you can WhatsApp to me. Awesome. So you're the host? Yeah. No. Lady always boss. Yeah. And how long? I can drive through the jungle? 2 hours. 2 hours. Yeah, Okay. 2 hours. Now it's quite funny because it's rain. Yeah. It's more fun. We can crossing to in the river. Very fun. Nice. There's the river. Maybe
like this. Oh. Okay, cool. Okay, maybe you can contact us. Yeah. What's up? I'll let you know. Yeah, what's up? Yeah, what's up? Do you sell beer? Here? Yeah, no. No, you don't sell. I sold it. Everything close. Everything close. Okay, thank you, man. Yeah. nii, me jõudsime nüüd järgmisesse sihtpunkti, vahepeal hakkas jälle räigelt sadama nagu ikka. Mingi Kookon on nimi. Off-season trip, aga ei, ma arvan, et tegelikult on nagu huvitav selles mõttes, et iga mägedes nagu vihmaga trippida ja mingi mägikoskadest läbi sõita rolluga on täitsa next level ekstreemsus, et siia sõit oli samamoodi suht ekstreemne. Aga muidu on päris ilus koht siit väljast vaadates. Silver on väga originaalne, võttis jälle õlut. Mina võtsin frappe. Nam-nam. Täpselt puu on meil siin ees. Intukas oled või? Enne mingi tegelane oli tükk aega seal ees. Ja triistati silmsest nende pilti tegema. Oota, ma lähen äkki niimoodi. Kordan kõrgus ka. Viski sinna siruli, ma arvan, see on ohutu. Vaadake, kui armsad kõrvitsad siin on. Siin on nagu Halloween. Nii nunnu. Nunnu. Täiega nice. Filmi ennast ka. Mul on sul kohe läbi, see naudib oma raha lugemist, normaalne. 800. Rahakott või? Jah. 900. 1000. Oota, palju siin oli nüüd? 900 000. Nii palju ei olnud ilmselt. Nüüd tekkis plaan, et lähme Muay Thai võistlust vaatama. Eile tahtsime ka piletit saada, kõige parem hind tehti tonn 200. Me ei võtnud muidugi. Täna maksime peale. Täna maksime sotti peale, saime tonn 300-ga. Ja algind oli vist 1500 või? 1500, et läks tegelikult niigi hästi. Aga nüüd läks enne söömas ära käia, sellepärast, et see lõpeb alles kell 00. Ja kell on, mis kell on praegu? Kell on 8. Nii et tahaks kähku mingi kebabi võtta ja siis rolluga staadionile tripida. No muidu lähme boksi vaatama või? Kuule jah, minek. Juhu, parkisime rollud ära ja let's go! Saime just piletid kätte ja üllatus, saime ühe pileti kogemata täitsa tasuta. Nii et lähme müüme nüüd selle kähku maha. Keegi ei taha su piletit. Two ticket. Me and no nii, nüüd siseneme siis siia boksimaailma. Siin juba must lõhub. Lagi tilgub läbi. Mingi väikse õlle võiks teha küll. No nii, lähme üritame siis ikkagi sellest piletist läbi saada. Nii, meil on vaja nüüd see pilet maha müüa. Ja ma mõtlesin välja ühe
kassa juures ja vaatame, kes läheb kassata. Enne püüame kinni ja püüame soodsamalt piletit kaasa. Tundub, et ei ole siin kõigile üldse nii. Toland on tegev. Respekt kõikidele müügimeestele, mina seda tööd teha ei oska. Kuna ebameeldiv on midagi teha. Eriti lollakas tunne. Tulime nüüd vaatame, väljas on selline torm. Valve lennab ära. Ja need vennad, kes endale sinna vipi asju teevad, neil on lapse perses olla, tuul on otse kuklasse. Jumala räige. Olen ka kõva. Võistlus sai läbi, oli väga lahe kogemus. Tulime korra poodi ja sõidame kodu poole kell 1 öösel. Kennetiga siis video väike koosolek internetis, räägime uue musavideo asjadest. Mulle näita mind. Ja Beatrice on hetkel panin juurde. Banana Nutella. Panin koodi. Wow. How many passions you got every day? How many passion I got every day? Oh, too much. Oh man, this is you! You are businessman! Oh. Infoks nii palju, et umbes pool kilo passionit läheb maksma circa 9 senti, ehk siis alla euro. Et päris odav. Ja passion siis viirutatakse niimoodi ära. Näeb väga maitsev välja. 2 smoothit võtsime ka. Ja kokku läks siis maksma 210 kohalikku. Ja inimesed on siin väga sõbralikud, filmisime siis võtsime ringi ja siis need sõbrannab meile mammut tagasi kaasa, et nüüd siis lükkab meile kauba peale. Tundub, et ärile lõitseb. Wow. Ma ei tea, kui me lähme selle tavariga. Oh. You are on the coconut as well. Leidsime sellise koha, täna läheb see peoks, mingi DJ pidi see tulema, maailmakuulus pidavat olema, ei tea täpselt kes, aga eks paistab. Tegime fotopildi. Vaid pole nii nendjad pildid. Siin said 100 kohalikku maksta ja siis said teha sellist asja, pärast läks koju. Ja kohe said telefoni ka selle, nii et idekas. Nii nunnu. Korralik skämm selles, et panevad sulle selle sisaliku õla peale ja siis ütlevad enne ära ei võta, kui maksad raha. No nii, lähme vaatame elevante. Let's go!
tulime järgmisele katsele uue kose juurde. Loodame, et see kost on lahe. Mina olen täna pool päeva vetsus veetnud. Mul on mingid veidrat asjad seal, midagi sees väga ei püsi. Ja praegu me oleme mingi rippsilla peal, vist liiksinga koseni. No nii, me jõudsime nüüd siia kosa juurde ja mulle tundub, et see on nagu mingi maha jäetud veekeskus või mingi siuke asi, sest siin on nagu liutorud igal pool, mis tundub, et ei ole juba mingi, ma ei tea, mitu aastat kasutatud. Ja siin lähevad veel mingid teed, aga muidu on üliäge koht, see võiks lahti olla. Kus siin on mingid jäätiseputkad olnud ka kunagi, veits nagu mingi kummitusminn näeb välja. Pluss siin on veel mingi kohvik olnud kunagi, siin on silt ka, et see on kinni. Ja üldse siin kõik näeb välja nagu seda oleks viimati mingi 20 aastat tagasi kasutatud. Aga ei, muidu on päris äge, et see kost on ka ülisuur võrreldus nendega, mis me siin eelnevad päevad oleme näinud, mingid väiksed lumbid. Nii et jaa, päris äge. Jah. Siin nüüd kohalikud elavad. Küsisin enne, et tahaks vetsu minna, et kus ma saaks vetsu minna. Sa ütlesid, et see on džungel, kuule sõber. Siin ei ole vetsu. Ja siis ma leidsin mingi maha jäetud vetsu ja läksin sinna kohutavalt rõve kogemus. No tundub turvaline või? Väga mitte. Huvitav on muidugi see, et keegi nagu ei tule siia hetkel kõndima. Ja konstruktsioon on selline, et ei tundu väga nagu turvaline, see on köitega siin kinni seotud niimoodi. Aga noh, ma ei tea, mingi vend läks ees ära, nii et vist on okei. See on tore, et nüüd ma saan aru, et siin peab ükshaaval käima. No mis sa teed? Haiglas, siin värgib ja autoanalüüsi vastused. Nii, EMO-s on käidud, diagnoos on toidumürgitus, millest täpsemalt ei oska öelda, aga 100 eurot läksid maksma, selle eest sai siis hunnik ravimeid ja muidugi proovid võeti ja tegelikult kõik ka. Täna on meie eelviimane päev hotellis ja me ei taha sellest rääkida, nii et see osa jääb ära. Mis sa võtsid arbuusi? Mina puuvilju süüa ei saa. Ma arvan, mille pärast mul kõhuga probleemid olid selle samus asja pärast. Selle pärast. See on iga päev erinevad need. Kindel ei ole, aga... Oh, sorry. Astusin kellelegi varba peale, jumal okei. Ma ei tea, hommikusöögi valik on nagu ikka. Ma olen mitu päeva järjest seda tervislikku saia söönud. See on ülilahe, et hotell pakub ise neid kaitsekreeme ka. Ma pole kuskil hotellis näinud, et oleks väiksed need. Aga hea tisu. Kuule, tule sealt välja, lähme teeme need rannaklipid ära. Tule nüüd ilusti välja. Kas sa... Kuhu tõttad, peremees? Sõua. Oh, näita, kuidas modellid kõnnivad. Näita, kuidas modellid tvärgivad. Siin mingid vennad teevad remonti kõrval hotellis ja mul tundub, et lasevad kõik selle basseini vee, lasevad merre. Nii et, ma ei tea, hoiab mere puhtana. Kuule, ma arvasin enne, et väljas müriseb, aga sul hoopis kõht koriseb. Mis sa süüa tahad? Mõtlen võib-olla suppi. Mis suppi? Chicken coconut milk. Very nice soup.
Eta this. 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 Coconut soup? Yes. What? Really? Juhu. Bussileiva. Juhu. Tubli tüdruk, kuule räägi, kuhu me täna lähme. Me läheme täna poisstüdrukuid vaatama. Ja me lähme, mis või Kariba või? Kariba show ei olnud. Kabaree on selle nimi, kullake. Kabaree show. Ja sissepääs on seal täpselt niimoodi, et pead ühe joogi ostma. Kõige odavam jook on 250 kohalikku. Coca-Cola või veist? Ma ei tea, midagi sükest. Käisime jetiga sõitmas. Ma tulin poolega. Sai natuke üldse sõita. Ja siis rolleri andsime ära, nüüd oleme rotid jalutama. Päevi. Halb uudis on see, et minu sularaha on nüüd suht lõpukorral. Aga meil on Patriisi 10 tonni vahepeal seenuks lüüa. Üks asi veel on Tais, jumal ulme. Nad sõidavad nii lähedalt mööda, et ma olen juba mitu korda peaaegu autole jäänud. Et kui sul on halb karma või oled kellelegi sitta keeranud, seda Taisse tule ja raudselt auto alla. Kuidas maitseb? Leidsime sellise poe, kus kõik on soti eest. Kuule. Võtame midagi rohkem nagu Eesti pärast. Poes on mega igasugust nänni. Täpselt ka nänni pood, et kus oled sõpradele Eestisse midagi kaasa. Vaatame, mis huvitavad see on. Me jõudsime nüüd minu lemmikusse kohta, siis siin on šäpud ja siin on jõulud ja ma tegelikult juba paar päeva tagasi tahtsin siia tulla ja nüüd ma lõpuks sain. Me tulime nüüd selle kabaree show'le, meid juhatatakse sisse. Me oleme vist ainukesed, kes siin veel kaks. Say hi to Estonia! Et siia saaks jääda, siis peab siit midagi ostma. Ja me ostsime ühe vee, ühe Coca-Cola. Ja ega ta väga õnnelik ei olnud, et ta sai aru, et ega ta siit väga palju raha ei saa, sellepärast, et ta lihtsalt menüüs kõige odavamaks. No nii. Mida otsid? Kuule, ma leidsin sulle midagi. Äkki väike inspiratsioon meie eelmisest show'st. Proovi. Tulime just massaažist. Nüüd sõidame siis Kohta Muid tuk-tukiga. See on natuke teistsugusem kui Phuket, see on kasti auto, kuhu on lihtsalt
muidu pomp peale. Käes on meie viimane päev hotellis. Mõtlesime eile, et ostame suveniirid ära, aga õhtu hilja oli see pood kinni pandud, siis mõtlesime, et tuleme täna varem. Lähme sinna poodi, ostame soodsalt kõik suveniirid kodust veel ära. Tuli välja, et poed oli ikka kinni. Nii et läksime kallimasse poodi, kui meile ei tahtnud minna. Kallima hinnaga suveniirid ära. Nii et siin me nüüd oleme. Ja nüüd võtsime tuk-tuki sõidame hotelli. Kähku veel asjad kokku kohkima. Ja siis juba lennuki peale. No nii, me jõudsime nüüd taksosse ja hakkame vaikselt lennujaama poole You minema. have flight to connecting to your home, right? Or you stay more Bangkok? No. Connecting. Connecting. Jah. Ühesõnaga, nüüd me jõudsime taksosse ja sõidame lennujaama. Ja ma ei taha üldse ära minna. Väga ei viitsi jah, siit mõnus. Kuigi ma ei tea, ma olen nohu endale saanud köha saanud ja Silver on kõhuviiruse, kõik võimalikud jutud. 35 kraadises kuumuses jääda haigeks. Ulme. Ja see juba näitab, et lähme Eestisse juba jääme haigeks. Trip tuleb tore, ehk siis praegu läheme siis Koh Samui lennujaama, lendame sealt Phuketile. Siis Phuketilt lendame edasi kuhu? Abu Dhabisse ja siis me lendame Kopenhaagenisse ja siis me lendame Tallinna, aga Kopenhaageni lennujaamas on meil 8 tundi ootamist. Ehk siis kokku me lendame mingi 30 tundi koos nende ootamistega. Ma ei viitsi. Ja nii et tuleb väga tore lennureis. Ja mina ütlesin, et lähme kuuks ajaks, sina ütlesid, et sa ei saa. Ja tagantjärgi tarkus on ju. Järgmine kord tuleme kuuks ajaks. 8. See 3 nädalat läks nii kiiresti. Jah. Oleks tahtnud veel nii palju asju teha. Nii palju asju ei tegelikult tegemata, aga mida me planeerisime. Tahtsime minna ATV safarile, tahtsime minna... Kuhu me veel tahtsime minna? Saartele. Saartele tahtsime minna, jah. Sest siin Koh Samui lähedal on hästi palju saari. Et kust näiteks Phuketilt on hästi pikk maa, aga siit oleks nagu lähem maa. Aga no siis on järgmiseks korraks ka midagi, kuhu minna. So, thank you, man. You're welcome. There is 300. And wait, I have one gift for you. This thank you. is a chocolate from Estonia. From my country, from Estonia. It's from Estonia. Estonia, Oh, yeah. thank It's you very much. Finland, Lithuania, Latvia, Estonia. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Huvitav asi on see, et ma andsin vennale šokolaadi ära. Ja ta oli õnnelik muidugi asi, mis ta ütles. Ta nägi, et me filmisime. Kindlasti, kui sõbrad tulevad, et soovita mind. Ma olen väga hea taksojuht. Ma teen väga head hinda. Ühesõnaga lõpuks tundub kõik business. Et ma ei tea, veitsike veider tunne. Meie! Gate 1-7. Siuke väike armas lennujaam. Väga teistsugune vibe. Et nagu ei olekski lennujaamas, nagu oleks kuskil ma ei tea, kellegi hoovis põhimõtteliselt õunapude all. Ja kausalt ma ütlen, siin ei ole üldse lennujaama tunnet, teed sa unustad ära, sa oled nagu täpselt samamoodi just Phuketi tänaval või. Et ulme. Me just avastasime, et sealpool on nagu mingi ala, kus saab päikest võtta. Rannatoolid ja ei tea, võiks ka minna või? Siuke lennujaam, ma ei tea. Spa ja massaaž oli ka näitas siin kuskile. Läheks küll. Vahetasime riided ümber, mis talve ajal on. See oli väga kurb. Aga midagi pole teha, reaalsus vahest on kurb. Ja Triisil on... Ma ei ole nõus oma plätudest loobuma, nii et ma panin need sokkide peale. Outfit check. Ilus ju. Väga ilus. Jõudsime lõpuks siis lennukisse. Boarding juba käis, ma olin oma käekella ostmisega natuke hoogu läinud. Ja tundub, et ma olen välja lennukas kuskil täitsa... Peldiku juures. Vetsu juures, super. Enne kui ma videot alustan, siis mul on mingi rohu ja köha. Ja mida kõik Tai kohalikud teevad. Asi on, siis mulle tundub, see on kohalik Tai mingi tõbibus. See on siuke nagu need Eestis apteek, mentoolipulgad. Sama asi, tõmbab hingamist teed lahti ja nagu kohalikud ütlevad, tõmbab pea ka selgeks.
nimelt andis oma käekella. Kusjuures nägin seda kuskil seal Tai turgudel ka, aga seal on need järgi tehtud, need tavaliselt peavad vastu. Aga lennujaamas on ja ma tahtsin rohelist värvi käekella ja sain koos karantiini asjadega. Tegelikult mitte midagi nagu väga erilist ei ole, välja arvatud see, et on rohelist värvi. Nii, võtame välja. Oled õnnelik või? Tšau. Reis hakkab jõudma siis lõpusirgele. Oleme Kopenhaageni lennujaamas. Mina olen haige. Iga reis, kus me käime, siis lõpus haigeks. Ma arvan, et ma olen enne. Ma ei tea, jah. Igatahes mul on mingi räme nohu, köha ja pea on ülipaks. I skal tage kontakt gate 36 sammen, gate lukker om et øjeblik. Tak. Jah, lendamises ka jah, ilmselt. Aga jah, nii kui ma paratastamooli lähen, siis jälle kuidagi niisugune venestune lapsed sitas. Meil on juba 13 tundi lennatud kokku ja nüüd meil on 8 tundi ootamist ja siis me saame Tallinna lennule. Jah, ehk siis alustasime Koh Samuilt Phuketile, Phuketilt Abu Dhabisse, Abu Dhabist Kopenhaagenisse ja siis Kopenhaagenist 8 tundi passime ja siis paneme siit Tallinnasse. Ja mingi pool kuus jõuame Eestisse. Juhu! Ja siin on nii külm juba. Siin oli mingi -1, kui me siia jõudsime. Mis sulle siis meie reisist kõige rohkem meelde jäi? Mis sulle kõige rohkem meeldis? Karneval. Jaa, Karneval, Magic. Fantasi. Mulle meeldis rolluga ka sõita ringi, sest ma ei olnud kunagi sõitnud. Ja siis mulle meeldis see Sadarannaga, kus me Phuketil käisime. Jaa, see oli ka päris tuus jah. Ma ei teagi, mis mul on suht sama vist see Karneval oli täitsa nagu haige kogemus, täiesti midagi teistsugust. Kõik oli äge. Kõik oli lahe jah. Iga päev sai kuskil käidud. Aga mis sa märkasid Taipil, mis on nagu teistmoodi kui Eestis? Kõik või? Kõik jah. Tarakane nägime päris mitmel korral. Väga midagi sarnast küll ei ole. Ja müsteeriumiks see ikkagi see, et mis loom see meil toas siis käis, toakatusel. Ma ei usu, et see oli see orav. Kindlasti mitte, see oli ikka mingi kuradi suur tegelane. Siis Jetiga oli päris lahe sõita. Ma ei tea. Sulle meeldib. Mulle meeldisid need kohvikud ka, mis olid mäeosas. See roosa ja siis see kuulkul. No jah, et rolli võtsime, nägi palju rohkem kohe. Jaa, sina ei tahtnud üldse alguses võtta. Ma ei viitsinud sõita. Ei no Phuketil on suht rets sõita ka, seal Koh Samuil seal oli nagu suht lebo. Ei olnud väga hullu liiklust ka. No nii, me jõudsime nüüd siis Tallinna lennujaama, tulime just lennukist välja ja ootame nüüd oma pagasit. Ja siin on mega külm, räigelt külm. Silver läks juba vetsu, tal on pidamatus ja mina ootan siin kohvrit, istun. Ja juba mõtlesin, et läheks, võtaks tagasisõidupileti kuskile sooja kiiresti. Lähekski plaanipäraselt. Peab tõdema, et Eestis on enam-vähem tore tagasi olla, kuigi ilm on suht nagu on, häält ka ei ole ja homme on kontsert, 3 tükki. Jääb ka ära vist. Tšau! Kell on juba ilus varahommik, kell on 10. Ja täna me lähme Eestlaste lemmikusse Hispaaniasse, Arigatesse. loodame, et jõuame